tere tulemast stuudiosse, stuudios on tore ja meie stuudio läheb aina kollasemaks, päikselisemaks kevadega. Me oleme nagu võilillekesed, tuppa tulnud võilillekesed. ja minuga koos on siin Pia-Loisa. Ja võib lehvitada. Mis on armas, et sa lehvitasid? Tavaliselt keegi väga ei lehvita. Nii tore. Ja kust koolist sina oled? Keila koolist tulen. Keila Torekas. Keila Torekas. No me anname pildi ikkagi koolist ka jälle, et kus see kool asub, kui suur, väike, mis seal on kõige tähtsam, mingid sõnad, motod, lahe, mis teil toimub? No Keila kool asub ikka Keilas täitsa. Meil on 4 kooli ja kokku terve linna peale ja nendes koolides kõik kokku on õpilasi 1700 ehk siis ikka päris suur kool. Ja ma kusjuures enne siia tulemist vaatasin, mis meie kooli moto on. No nii? Õpieluks või õpielule, kumbki neist. Vaatasin veel täpselt üle ka, et jaa, peab õppima eluks, sest et sa ju nagu kasvatad seda kõike iseenda tulevikuks. Mitu aastat sina oled siis eluks õppinud selles koolis? No 8 aastat. 8 aastat juba? Väga tore. On tõesti. Ja ma tulen korra selle kollase värvi juurde tagasi, et miks meil hakkab stuudio kollaseks minema, on põhimõte, et tores on ka kõige päikselisem täht on mis? Päike. See päike seal, see O-täht on ju? See O-täht. See on kõige päikselisem täht ja me oleme tore kodulehel ja üldse sellistes võib-olla mõndades esitlustes või tekstides või kus me tutvustame toret andnud ka sellele sisu, sellele tähele. Kas sa tead, mis see sisu on? Mõnda lühidalt. Et kõik peab kollane olema. Vähemalt mina olen niimoodi aru saanud, et kõik peab lihtsalt kollane olema. Et see on nagu õnnelikkuse värv, nagu ma olen aru saanud. Vähemalt tore see on nii. Okei, et kui sellest värvist nagu mõelda. Aga kui me tuleme täpselt selle O-tähe juurde, siis meil on veel seal selline mõte taga, millega ma sind isegi kutsusin ju siia. Oskuslik olemasolemine omavahelistes suhetes oli. Oli. Ja sina olid kohe nõus tulema sellel teemal rääkima. On tõesti, sellepärast, sest et oskuslik suhtleja ei tohiks olla, või ta peab olema hästi sõbralik ja ta ei tohiks olla see inimene just, kes on kuskil nurgas ja ei räägi mitte midagi või on just see kiusaja roll, sellepärast, sest et mina olen Tores käinud varsti 6 aastat, mis on väga pikk aeg. Ja kui mina Toresse tulin, olin ma niisugune väike armas tüdruk, kes ei julgenudki rääkida ja olla. Olingi see laps, kes oli seal kuskil nurgas omaette. Aga tore on muutnudki mind selliseks oskuslikuks suhtlejaks, et ma julgen rääkida, kui midagi on. Ma saan olla mina ise ja ma arvan, seda ongi vaja, et olla. Ja tore on ka selleks väga hea koht, mis muudab inimesi just selliseks, nagu nad peaksidki tegelikult olema. Nii ilusad mõtted. Ma jään kohe mõtlema, et okei. Et kui sa ütled, et ma olin armas selline tüdruk, siis sa oled endiselt väga armas tüdruk. Et see ei ole sul ka mitte kuhugi kadunud, aga et sul on tulnud seda julgust ja suhtlemist juurde. Huvitav, mis sinu lemmikteema näiteks tore koolitustel on olnud? Vaimne tervis kindlasti, sest et kuna ma ise nagu võitlengi selle vaimse tervisega, enda vaimse tervisega, siis ma alati kuulan nagu nii palju kui võimalik. Meil oli suvekoolis eelmine aasta, me tegime seda söömishäirete töötuba või mis meil, kui tehti meile seda. Ma
ma kuulasin, pärast kõik rääkisid, et osadel oli igav, aga siis ma ütlesingi, aga ma saangi ju kaasa rääkida sellele asjaga, ma olen ise läbi elanud selle. Ma tean seda tunnet, seega mu nagu oli tore kuulata seda ise ka. Sa kohe ütlesid, et sa kohe võitled. Et Ja tahad sa seda avada natukene või? pigem ei. Pigem ei. Aga et see on praegu sinu jaoks oluline välja tuua, et tores need teemad käivad läbi ja et see aitab. Jah. No väga hästi. Milleks sa veel tegeled peale tore? Käin kodutütardes, umbes sama kaua olen käinud, et mõlemad tore ja siis kodutütreid alustasid 4. klassis, kuidagi juhtus niimoodi. Käin selle alt võistlemas patrullvõistlustel, mis on siis orienteerumine varustusega 50+ kilomeetrit. Ja sa oled selle läbi teinud? 75 kilomeetrit, jah. Eesti ühe raskema võistluse. Kuparianu Lasteraja. 75 kilomeetrit käisid mingi raske varustusega läbi? 2 ööpäevaga, jah. Võistlus. Pluss punktid, kus me pidime asju tegema. Vau! Pluss pidin kell 4:30 hommikul väiksest Emajõest läbi ujuma. Nii. Ja sa oled elus? Kuidagi, jah. Jah, see oligi, see võistlus oli kuidagi niimoodi, et me sõbrannaga, kes käib ka siis kodutütaretes, mõtlesime. Kuna me teadsime, et see võistlus on mõtlesime, aga lähme proovime, davai. Panime tiimi kokku ja läksimegi. See sama sõbranna küll ise katkestas võistluse, aga mina tegin lõpuni. Ma siiamaani mõtlen, kuidas ma selle lõpuni tegin, see on lihtsalt nii uskumatu minu jaoks. Mina vaatan sind praegu suurte silmadega, minul on ka väga uskumatu, aga nüüd mina ei ole seda läbi teinud, et sina ikkagi pead mõtestama minu jaoks. Kuidas seda on võimalik teha siis? Mis me saime seal 3-4 tundi maks 2 päeva peale. Kindlasti tiimitöö, et te peate üksteist ülemal hoidma ja te ei tohi tülli minna. Ma tean seda, et metsa te lähete hulluks. Küll on kõht tühi, pole sooja toitu saanud. Te lähete lihtsalt üksteise peale nii kurjaks, aga te peate proovima seda meeskonnatööd ja üksteise aitamist nagu säilitada. Sellepärast, sest et minu tiim oli ka minu peale väga kuri, sest ma jäin maha, kuna mul teistel olid rakmed, mis on siis nagu üle kogu keha, aga mul oli see raske seljakott, kus oli veel kõige rohkem asju, kuna ma tassisin osasin nende asju ka, siis ma jäin maha. Nad võtsid minu seljakott ja nad kandsid mind lõpus. Nad tegid kõike, et mina ka lõpuni seda teeksin ja see ongi kõige tähtsam osa selle juures. Et sul on selline elamus selja taga. See oli nüüd eelmisel suvel siis või? Eelmine suvi augustis, jah. Aha. Ja mis tunned pärast siis on? Nii uhke tunne on, ausalt. Ma nutsin selle võistluse ajal. Ma karjusin oma ette peas. Ma lõpetasin EMO-s, sest et mul olid hüppeliigese vigastus ja suured villid, mis on ju nende saabastest tulnud. Ma ei tea, ausalt. Okei, mul oli siin vahepeal enne üks küsimus, et tahtsin küsida, et huvitav, kas selleks saab kuidagi nagu valmistuda ka, kui siuke asi tuleb? Teoreetiliselt ja põhimõtteliselt sa võid mingeid väiksemaid radasi läbi teha küll, aga päev ennem sa ei tohi mitte midagi teha, sa põhimõtteliselt pead magama. Sa pead ennast mentaalselt selleks ette valmistama. Et sul oleks jõudu, jaksu ja valmis oleks. Ja siis sa pead poes käima süüa ostma. See on nagu kõige tähtsam osa seal, sellepärast, sest et sa ei jää ellu ilma toiduta seal. Kuigi meil ei olnud, me ei saanud sooja toitu kordagi selle ära ajal. Ma elasin tol ajal läbi pähklite ja mingite batoonidega, pluss energiajookidega, mis ei ole tegelikult mulle tervislikud. Kas te teadsite seda ette, et mida tegema peab siis enne?
me ei teadnud punkte ette, aga nagu me teadsime, et alla mingid side või meditsiin ja need tulevad. Ja siis me nagu... Aga kui, ma just praegu mõtlen, et kui te ei teadnud, et süüa kaasa võtta. Ei, teadsime. Seda teadsite, jah? Okay. See oli varustuse nimekirjas olemas. Jumal tänatud. Mõtlesin, et issand jumal, et siis võibki ju inimene minna ja 2 päevaga muidugi ei juhtu veel nagu... Ei juhtu midagi. Nii hullu midagi. Ja pluss sul ei ole seda isu ka väga seal rajal. No mõtle, sa oled paduvihma 10 kraadi sooja äikesetormiga, sa ei taha süüa seal. Nagu meil oli niimoodi. Ja siis sul on veel mingi vastutegevus ka, kes sind nii väga kiusata tahab seal. No ei, süüa ei taha väga. Mis sa mõtled vastutegevus? Vastutegevus, no põhimõtteliselt kui suvekoolis on ööhäire ja meeskond tuleb lapsi kiusama, siis võistlustel ja laagrites on vastutegevus, kes käivadki neid kiusamas. Võistlustel võetakse elutalong ära. Assu niimoodi. Et seda on üles ehitatud see? Et nagu vaenlased. Kuhu te sattusite siis? Mis oli kõige raskem olukord? Kõige raskem, ma räägin nüüd ühest teisest võistlusest, mis oli jaanuaris. Läksime tipatappa punkti, kõndisime rahulikult sinna. Järsku metsas tulevad püssilasud meile, no vastutegevusel ja meil olid kõikide relvad. Ja siis, kuna me ei saanud kuhugi joosta, aga kuna ühele poolt olid nemad, kuhu me ei saanud ju ilmselgelt minna ja teisel pool oli mulle siiamaani kraav. Ja nad ütlesid, ja siis nad tulidki võtsid elutalongi ära ja ütlesid, aga miks te vette ei hüpanud? Kuigi me saime laagrikorraldajatelt täpse juhis, et me ei lähe veekogudesse, kuna külm oli. Talv oli veel. Kesktalv. Ja siis nad ütlesid meile, et minge vette. Ja pärast me läksime metsa kaudu ja me olime ühe suure kivi taga, tegime plaani, et kuidas me nagu järgmisesse siis punkti lähme ja järsku jälle püssilasud tulevad meie poole. Aga pärast me saime teada, et see oli puht juhuslikult, me olime 2 tundi seal kinni. Me jäimegi 2 tundi, jäime sinna punkti hiljaks ka. Ja siis saime sellest miinuspunkte. Aga õnneks laabus ära kõik ja saime, mis me saime? 3. koha. Midagi sellist, nüüd mäletan. Need lood tunduvad üsnagi ekstreemsed minu jaoks, kes ma ei ole kodutütar. Aga see tekitab must peas sellise huvitava küsimuse, et kas sellest kogemusest seal, mis see seal nendel veidi ellujäämisõpetustega seotud asjadest saad, et kas sellest on midagi kasu koolielus ka? Eks ikka on, sest et ma olen õppinud meditsiini. Keegi läheb peaväriseks, ma saan minna appi, sest et ma oskan ju siduda, ma olen õppinud puhastada, oskavad haavu, ma arvan igaüks, aga nagu selles mõttes ma oskan nagu käituda, pluss ma oskan 112 helistada, ma tean täpselt, kuidas helistada, mida igaüks ei tea. Ja mul ongi nagu selles mõttes lihtsam, et ma saan aidata selliste asjadega rohkem kui mõni teine noor minu vanune siis. Õnneks ei tule vist koolielus alati ette selliseid ekstreemsusi, on ju? Selliseid suuri. See oli lihtsalt siuke näide. Jah, et sa ise tunned, et sul on nagu see valmisolek ja teadmine, et kui peaks juhtuma, siis sa ilmselt verest välja ei löö ja saad kohe. Et ma see inimene poleks, kes jooksu paneks. Ma see ei ole. Et ma jääks kohe aitama. Et kas helistan, ma ei tea, 112 või otsin kellegi suurema, kes tuleb või ise siin lapin neid haavu kokku. Aga nüüd vastupidine küsimus. Kas seal, kui te lähete teekonnale ja matkale ja läbima neid huvitavaid radasid koos vastutöötamisega, kas seal tuleb kasuks midagi, mis sa tores oled õppinud? Suhtlus, sest et siis ma ei lähe nende peale karjuma, kui nad meid kiusavad tulevad. Nagu, kui nad võtavad alla mingi selle ära, siis ma ei ole kohe mingi, et mis mõttes. Kindlasti on neid ebaausaid olukordi ka, kus nad ongi võtnud.
aga siis ma ei ole nii nagu agressiivne, vaid ma nagu räägingi rahulikult nendega sellest, et aga see polnud ju nii, sa ei saa võtta mult seda ära. Ala, et mingi meetri need reeglid, mis meil on võistlustel, kus tohivad võtta meil ära. Näiteks need ma räägin rahulikult, aga sa ei olnud ju selles meetris, sa ei tohtinud ära võtta seda. Ja suurem osa aja olen tagasi saanud lihtsalt. Läbirääkimistega? Jah. Äge. No eks nad teavad ka, et minnakse kaebama ka, et ei olnud väga seda ka nüüd ei taha. Okei. Nojah. Issa, kui huvitavad asjad praegu välja tulid. Saade läks hoopis teistmoodi, kui ma plaanisin. Mulle väga meeldib niimoodi, kui juhtub. Nii, ma mõtlengi, et mida siis veel nüüd rääkida, et see kõik on nii huvitav sul. Mis sa veel teed? Võt sealt läks meil jooksma see niimoodi? Ei teegi väga rohkem midagi. Käisin parem korvpallis, enam ei saa mängida väga jalavigastuste pärast, mis tekkisid, pidin selle ära lõpetama. Tegelengi nende 2 asjaga põhiliselt. Need on nagu nii-öelda mu põhihobeid. Millesse ma nagu rõhku panen praegusel hetkel, sest et suvekool on tulemas, olen meeskonnas, pean ju sellega tegelema. Ja siis on laagrid tulemas kodutütardes, pean nendega tegelema, kus pean olema instruktor, pean need slaidishow'd välja tegema, mida iganes. Et ma pean nagu välja tõttama asju praegusel ajal hetkel, et kuidas ma midagi teen. Et sa oled võtnud endale päris palju ülesandeid suveks? Jaa, väga palju. 2-3 ülesandet. Nii, aga sa juba ise ütlesid, et sa läksid suvekooli meeskonda ka. Jaa. Nii, miks sa sinna siis läksid? Sest et kuna me korraldasime ka seda konverentsi see aasta, mis oli nagu nii äge, ausalt, mulle nii meeldis korralduses olla, siis ma mõtlesin ja kaalusin kusjuures seda väga pikalt, kas minna ja kas ma saan ja ma ei uskunud, et ma saan, kuna mul oli videoga jama, et ma ei saanud seda ära saata. Ja siis kuidagi juhtus niimoodi, et panin kirja ennast, tegin videot ära ei saanud saata, kuna ei lasknud. Ja siis saan Epult kirja, et saab meeskonnas. Kuule, väga hea, et sa videot ära ei saanud saata. Video praegu käib ja sul on võimalus öelda umbes 30 sekundi jooksul. Miks sina oled äge meeskonnaliige, tore suvekooli korraldama? Sellepärast, sest ma olen hästi aktiivne ja tegus noor. Kuna ma tahtsin meedia alla siis minna väga, kuna ma oskan nende Instagrami storidega ja just nagu selle alla minna. Ma ei ole fotograaf, aga just see sotsiaalmeediaga tegeleda. Ja ma ei tea, ma oleks päris hea lisa seal ja kõigil oleks lõbus, kui ma ka seal olen. Ja pluss minu enda inimesed on seal ja siis ma nagu tean ja siis ma oskan suhelda nendega. Väga tore! Selline meeskonnaliige on väga vajatud. Mis sa, nüüd sa juba ütlesid, et sind tõmbas seal, et sa tahaks seda meediat teha natukene seal, et suvekooli kajastada ja suvekooli stories'id ja niimoodi meie kanalites. Kuule, väga hea. Väga ootame neid siis, neid ideid ja kõike, et mis seal tuleb. Aga mis sa veel teha tahaksid seal suvekoolis? Võib-olla minna pea võiks ka minna, aidata seal ka natukene nii palju kui saab ja jõuab selle kõige suure krimpli kõrval. Ja häire korraldamine ka tundub päris lõbus. Või siis õhtujuht. Väga palju asju see, kohe kõigeks valmis ma vaatan. Mitte kõigeks, sest ma ei ole see mingi sponsortiimis. Ja sponsorid ja ma ei oska nendega tegeleda. Ma nagu pole kunagi teinud ja siis ei. Ja siis, mis on veel? No töötub aga appi ja siuksed asjad. Et need ei ole minu teema väga. Okei. Ja sa ütlesid, et seal konverentsi korraldamisel, et sulle nii väga meeldis, et mis sulle siis ikkagi seal korraldamise juures väga meeldib? Inimesed, kuna see suurem osa punt, kes oli ka konverentsi meeskonnas, meie omadest,
tuleb ka suvekooli meeskonda, kuidagi juhtus see aasta niimoodi, et pooled neist on keilakad. 9 inimest ja ja on küll jah, nii. ja siis aga minu omad, ma ju tean neid, tunnen ennast hästi nende kõrval. Davai, miks mitte? Ja konverentsil oligi kuidagi see nagu võbin oli nagu nii hea, sest et suvekoolis ma ei mäleta, et nii hea oleks olnud sellepärast, sest et ma olin enda nagu koolis täiesti eraldatud, ma ei teadnud mitte kedagi oma pesast. Ja siis mul oligi nagu raske nendega kontakti luua, uued inimesed minu jaoks, aga nagu lõpus oli väga lõbus. Ja jah, need omad inimesed ongi just see kõige õigem asi, keda sa tead ja kellega sa mugavalt ennast tunned. Kuulen sind ja mõtlen, kui teadlikult sa valid või kui hästi sa oled juba ennast tundma õppinud. Et kuidagi sa nagu saad aru, et ma olen see inimeste inimene ja siis ma lähengi nendesse kohtadesse, kus mul on juba nagu need omad inimesed ja siis harjutan seal midagi ja siis jälle järgmist. Ja teine asi, mis on veel, muuseas, mul praegu meenub, et sinu juhendaja Heli, ma natuke küsisin talt, et kuule, et mul tuleb Piia saatesse, et mis tüüpi ta on ja siis ta ütles, et Piia on väga hea selline tõesti nagu kaasalööja, et kui midagi on, siis ta kohe tahab nagu tulla ja olla, teha kaasa ja praegu kui ma kuulangi, et see nagu läheks sinna, siis ma vaatasin, miks mitte sinna minna ja siis ma tahtsin veel seda ja siis ma võtsin veel selle, et tõesti sa nagu tahad kuskil olla ja kaasas olla ja teha. No see on see kogemuse värk, et nagu tahangi kogemust saada igas nagu valdkonnas ja siis teada, mis mulle meeldib, mida ma järgmine kord teistmoodi peaksin tegema. Et nagu ongi, et ma saan ise ennast arendada just nende kaasalöömiste juures. Ja siit veel üks hea küsimus siis kohe juurde, et kui sa nüüd kujutleks, et suvekool on läbi näiteks, siis mis on see koht, kus sa tahaksid olla, et milline see areng võiks olla siis? Ja. Mille üle sa oleksid pärast õnnelik? Sa saad nagu praegu eesmärgi seada endalt. Kindlasti, kui mul väga hästi veab ja ma saangi õhtujuhiks minna, siis kindlasti ma väga loodan see, et ongi see võbin, vaata, mis seal on, et ma suudan seda hoida seal. Kui ma saan selle hakkama, ma oleks nii õnnelik ja nii uhke ise endale. Ja mina ei kujuta ette, miks peaks kõik teisiti minema. Just nii lähebki. Ei, aga mõnikord on olnud niimoodi, mitte küll tore laagrites, aga nendes teistes laagrites, kus ma olen olnud ja ongi olnud õhtujuhi, alati ei ole seda, et mingi, nüüd teeme seda. Ei. Et nagu, kui me teeme ühte tegevust, teeme seda mingit aega ja kui me näeme, et inimestel hakkab iga, võtame siis uue selle nagu tegevuse peale või mida iganes. Et see kogemus on sul pannud nagu mõtlema, et kui sina oleksid õhtujuht, et mis sina siis teeksid. Ja Torekas on siis hea nagu turvaline jälle keskkond, kus seda proovida, harjutada. Aga ägedad mõtted. Soovin edu sulle selles kõiges. Ise olen ka meeskonnas koos sinuga. Me ei tohi midagi pikkiga keerata seal. No, aga me ei keera. Me teeme kõik aina toredamaks. Ja, kui midagi pekki läheb, me teeme näo, et me ei tee midagi. Et kõik on korras olnud terve ja või mängime lihtsalt niimoodi välja, et see pidigi nii olema. Ja. Igatahes, Piia, mul on väga hea meel, et sa tulid saatesse minuga rääkima nendel teemadel, oskuslik olemasolemine omavahelistes suhetes. Ja tegelikult me juhatasime selle, kuidas öelda, selle saate teemad sisse juba eelmisel nädalal. Kas sa nägid tore laulukest? Nägin. Nii, mis sa sellest arvad? See oli niisugune üliarmas ja nagu rääkiski sellest, et kui sul on tore päev on ja tore ring on, siis ongi see kõige toredam asi maailmas. Et sa oled koolis, sul on näiteks halb päev olnud, sa lähed sinna,
sa oled nagu oma selles turvasaares, okei, nüüd tuli see konverentsi teema välja, aga see oma toreduse turvasaar ja just see laul nagu minule tõi vähemalt selle välja, et see ongi, et sa tunned nende inimestega ennast hästi, nad on sinu inimesed, nad ongi see, et nad on kõige turvalisem keskkond sinule endale. Aga sa pead ka looma selle turvalise keskkonna ja sealt laulust tuligi hästi välja see minu jaoks vähemalt. Ja, aitäh sulle ka selle tagasiside eest. Ma peaks hakkama seda vist küsima teistelt ka, kes mul külla tulevad. Saaks nagu hästi mitmekülgse vaate. Inimesed ei kipu kommenteerima niimoodi otse. Aga sa võid oma kommentaari panna nüüd pärast saadet siis. Võin panna jah. Stuudios on tore, mis sina arvad? On täitsa tore. Tulge jälle tagasi nädala pärast, sest me ootame siin juba uue külalisega ja minul on vihjeks juba saanud siuke asi, et lõpuks ometi vist jõuab meie juhatuse liige Karl saatesse. No vaatame, kas läheb nii. Ja.